tere ja 6-5. Ei, 6 tuleb 6. See tähendab seda, et pool raamatupidamisplokki on juba läbi, palju õnne. Ma loodan, et eelmine kulude loeng oli sinu jaoks põnev kuulata ja möödus kiirelt. Ja nüüd liigume tulude poole peale. Tihti tundub, et mis tulude pool ära ei ole, tuleb raha sisse ja esitan arve või ei esita, enda otsustada. Et nii on, aga tegelikult raamatupidamise seaduse poole pealt on päris suur RTJ ehk siis toimkonna juhend tulude kohta ja IFRS ka täpselt samamoodi, et see on omaette teadus ja need seaduse nõuded tegelikult ka 2018 aastas alguses muutusid, mis tähendabki seda, et natukene rohkem sa pead lahti kirjutama asju, kui eelnevalt sul oli kohustus, eelkõige just teenuste poole pealt. Et hakkame vaikselt neid vaatama ja tänase loengu lõpetame tegelikult siukse nagu praktilise poole pealt, sest ma ei taha teile anda hullult palju teoreetilist tausta, vaid pigem nagu praktilist poolt, et kuidas neid asju enda ettevõttes raamatupidamises lahendada. Et teooriat õpivad raamatupidajad, las nad õpivad, teevad ja nii edasi. Et sinul on ikkagi oluline need praktilised oskused seal juures. Nii, RTJ alguses on nagu ja üldse on ära määratletud nagu õppematerjalis mõisted, mis on mis. Ja kaubad ongi siis ettevõtte enda poolt toodetud müügiks mõeldud kaubad, kui ka edasi müügil eesmärgil soetatud kaubad. Ja samamoodi ka vara, kinnisvara eelkõige, autod ja nii edasi. Teenus on teatud lepinguliselt kindlaks määratud ülesannete täitmine kokku lepitud ajaperioodi jooksul. Ja intressid on täpselt samamoodi ja dividendid. Räägin natukene dividendidest siin põhjalikumalt. Dividendid on siis see tululiik, mida saab endale välja maksta osanik ehk siis see inimene, kes on selle osakapitali sissemakse teinud, ehk siis investeerinud see 2500 eurot oma ettevõttesse ja selle 2500 euro eest on tal õigus saada dividende ja endale nagu neid määrata. Kui palju mingist aastast määrata või kas määrata sõltubki osaniku otsusest enamasti mikroettevõtetes, et seal ei ole nagu nii jäigad nõudmised. Ja põhimõtteliselt ainuke nagu maksukohustus on siis tulumaks ehk siis 20%. Nüüd tuli seaduse muudatus, mis muutis dividendid väga palju keerulisemaks, ehk siis seal mingitel määradel on 13% ja siis 7 sa pead eraisikuna tulumaksu kinni pidama ja nii edasi. Et ühesõnaga, ma isegi ei luba teil süüvida sinna sellesse seaduse muudatusse, sest see on lihtsalt nagu ulme. Aga see tuleb mängu siis, kui sa oled 3 aastat endale dividende välja maksnud, siis sa hakkad saama nii-öelda soodustust, mis tegelikult ei ole lõppkokkuvõttes soodustus. Vaid lihtsalt üks seadusloome siuke nagu, ei teagi. Põhimõtteliselt see seadus oli tehtud selleks, et mitte residendid ehk siis välismaalased saaksid soodsamalt Eesti ettevõtetest dividende endale välja maksta. Et eestlased ikka peavad sama palju tulumaksu ja kõike maksma, aga välismaalased saaksid soodsamalt seda teha. Ehk siis oleks põhjendatud Eestisse investeerimine ja Eestisse ettevõtete tegemine, et soodustatud. Ma ei tea, kas see seadus nagu ennast õigustab või mitte. No eks seda aeg näitab. Aga dividendid põhimõtteliselt on siis see omaniku tulu, mis on võimalik sul endale välja maksta, kui sul on piisavalt kasumit. Dividendi suurus
sõltubki omanike otsusest. Nad ei tohi teha ettevõtet kahjustavat otsust. Ehk siis see tähendab seda, et ettevõtte bilanss ei tohi jääda miinusesse, et ettevõte peab suutma ära toimetada. Ja enamasti tehakse, mis tehakse mikrode puhul. See oli see OÜ-tamise teema, on ju. Et müüakse teenust või kaupa ja kuludes ei ole nii väga enam palgakulu, vaid siis makstakse endale dividende välja. Maksuameti juhend on päris nagu täpne, mil määral dividend, mil määral töötasu. Ma panen siia õppematerjali selle lingiga juurde. Et kuidas ja mis loogika seal on see töötasu, dividendid ja mingi kolmandad hüvitised. Reaalselt seadusloomes on lubatud endale dividende maksta. Mul on erinevaid juhtumeid, et enamasti ettevõtte juhid küsivad väga palju, et palju ma neid dividende endale võikski määrata, ilma et maksuamet mulle nagu ukse peale koputaks ja ütleks, et kuule, sa tegeled endale varjatud töötasu väljamaksmisega dividendi näol. Õiget vastust siin ei olegi. Mis see maksuameti käitumine sel juhul on see, et nad lihtsalt saadavad sulle kirja. Mul üks ettevõtte juht just sai sellise kirja. Et meil on alust arvata, et teil, kuna teie palgaks on määratud alammäär, inimesed panevadki see 400 eurot või siis 500 eurot on nüüdseks. Alammäärad nad saaksid haigekassat ja siis maksavad ülejäänud endale dividendina. Selle käitumise peale ongi maksuamet saadabki sulle kirjad. Meil on alust arvata, et sa maksad endale palka dividendi näol välja. Palun saada meile selgitus või korrigeeri oma maksekäitumist sellest kuupäevast. Nii et ettevõtte juhil on tegelikult ka valik, kas ta siis põhjendab kirjalikult maksuametile, ütleb, et ei, et kõik on korrektne. Et mul on niimoodi, et tulud on kaootiliselt tulevad ja see teenuse osutamise eest saadav nii-öelda tulu on kooskõlas palgaga, mis ma saan. Et muidu teised ettevõtted maksaksid täpselt sama palju palka, et selle sama töö eest ja selle sama töömahu eest. Või siis ta tõstabki siis palka ja muudab oma maksekäitumist ja kõik, et ettevõtte juhil on endal valik, kumba ta teeb. Ja samas teisalt on mul näide, ma nõustan ühte klienti, ta on ise jurist ja ma ütlesin talle, et saad aru, et saatsin selle sama lingi talle, et maksuamet nagu kutsub üles näitama endale töötasu selle tehtud töö eest ja ülejäänud, mis sul jääb üle nagu nii-öelda kasumina dividendina välja maksta. Sest tema võttis 2 aasta omad kõik nagu dividendina välja. Ja mul on neid juhtumeid väga palju, et kus inimesed ei maksagi endale töötasu, vaid võtavadki dividendina välja. See jurist kirjutas mulle vastu. Ütles, ma tean maksuameti seisukohta, aga senikaua, kuni nad ei ole seadusi muutnud, senikaua mina ei kavatse endale töötasu maksta. Sellepärast, et tema juristina teab neid seaduspunkte, millele rõhuda ja tegelikult seadus ei kohusta ega keela nii-öelda OÜ-tamist. Ja see, kui see teema tuli ka õhku, siis oligi nagu inimesed jagunesidki 2. Ühed, kes ütlesid, et jah, me hakkame töötasu välja maksma ja nii edasi. Teised ütlesid, aga seni, kuni seadus lubab seda, siis ma ei kavatse oma maksekäitumist nii-öelda muuta. Ja see, millise valiku või strateegia sina teed juhina, sõltub puhtalt sinust endast. Milline minu soovitus tavaliselt on see, et maksuameti jaoks on ka väga väärtuslik materjal, on ikkagi kalendermärkmikud ja kalendrid. Sealt on väga täpselt tegelikult näha, kui palju sa tööd teed,
et kui mina raamatupidajana töötan oma ettevõttes, on näha, mitu tundi ma nädalas tegelikult tööd teen. Ja selle eest ma panengi töötajate registrisse endale vastava koormuse. Et antud juhul ma arvan, et mul on vist mingi pool kohta või. Jah, koormust, tööaja määra sinna ja ma näitangi nii palju palka, nagu ma näitan, sellepärast, et miks nüüd on töötajate registris juures ametikoha kohustuse, et sa pead panema kirja, kellena sa töötad. Just sellepärast, et tekiks Maksuameti jaoks Eesti keskmisest ülevaade, alus. Et kui sa oled raamatupidaja, palju täiskohaga raamatupidaja palka peaks saama ja kui ma näitan endale, maksan välja vähem kui keskmine, siis ta on alust arvata, et ma maksan dividendina välja ülejäänud töötasu nii-öelda oma tehtud töö eest. Minu strateegia ongi nii, et näitad sellise nagu Eesti keskmise miinimumi, sa ei pea ennast panema tööle kohe alguses täiskohaga, vaid arvutadki välja selle proportsiooni ja Eesti keskmiste palga andmebaasid on teil juba eelnevalt teada. Ja seal kuskil maal tegutsete. Ja ülejäänud, mis jääb üle, maksategi siis endale dividendina välja. Siis on tegelikult nagu kõik õnnelikud. Ehk siis on ära optimeeritud see nii-öelda töötasu pool ja teiselt poolt Maksuameti jaoks on ka kõik okei. Et ma arvan, et selle ühe kliendi puhul oligi probleemiks see, et tal oli dividendi väljamakse suhteliselt suur proportsioonist ja minu arvates tal oli pandud see täiskohaga töömäär sinna selle 500 juurde. Ja kuna oli ehitusvaldkond, siis ehituses alammäära täiskohaga see valdkonna keskmine ei ole seal alammäära juures. Et see tekitaski küsimusi. Nii, ma loodan, et dividendi teema saite korda. Dividendi väljamaksed saate teha siis, kui teil on osakapitali sissemakse tehtud see 2500 eurot. Ja siis te võite endale dividende maksta. Ma julgustan seda vabalt tegema, sellepärast, et see on teie hüve, mis teie saate selle 2500 euro eest. Ja teil on õigus seda saada ja nõuda. Selle poole pealt, et ükskõik, kui te oma raha paneksite suvalisse ettevõttesse investorina, siis teil ei tekikski mõtet, et võtku nad mind palgale, et ma ju teen tööd, et ärge makske mul seda dividendi. Ikka ju, sa tahad iga oma investeeringu eest saada tulu. Ja see on täpselt samamoodi investeeringute eest saadud tulu dividend. Et kui ma panen näiteks, ma ostan ka aktsiaid, kui ma ostan aktsiaid, dividendi aktsiaid, siis ma eeldan ikka, et mulle makstakse dividende ka. Mitte, et ma olen heas tahtes seal oma raha all kinni hoidnud. Et see loogika kehtib ka tegelikult sul enda ettevõttes. Nii, liigume tagasi siis tulu poole peale. Tulu ongi siis majandusliku kasu suurenemine. Ja õiglane väärtus on üks mõiste, mis on seaduses olemas. See on jälle sihuke loominguline mõiste ja see on ka see alus, mis tihti nagu erakondade puhul alati jääb ette ka, et kui arved on ebamõistlikult suured, tegelikult nad ei ole õiglase väärtusega need teenused osutatud, et siis tekibki rohkem küsimusi. Et see, milline on õiglane väärtus, siis see on nii ja naa, ma ei tea. Igal turuolukorras on ta erinev. Ja siin sa pead lihtsalt jälle kainet mõistust kasutama ja kui sa suudad selle ära põhjendada, et jah, selle konsultatsiooni teenuse õiglane väärtus oli see 150 000 eurot, siis nii on. Et kui sa seda ei suuda põhjendada, siis nii ei ole. Et ega siin muud ei olegi. Tulu kajastataksegi saadud või saadav oleva tasu õiglases väärtuses on siis see põhimõiste. Kui siin on natukene ka lisatud neid soodusasju, ehk siis kui sul on plaan
müüa selliselt kliendile, et iga ostuga kaasneb talle mingi soodustus või soodustuskupong, siis sa pead selle nagu koheselt ka ära kajastama ja hindama selle väärtust ka. Kaupade puhul võib-olla natukene on lihtsam see tulude teema, et sa lihtsalt nagu kajastad ära sellel hetkel, kui see kaup on valmis ja riskid on läinud üle teisele poole, ehk siis tõenäosus, et sa selle raha kätte saad, on nagu olemas suur, et riskid on ära nagu liikunud edasi, omandiõigus on liikunud edasi müüjalt ostjale. Teenuste puhul on natukene keerulisem, et on 3 erinevat viisi, kuidas teenuseid kajastada. Üks ongi sihuke valmidusmeetod, mis teenuste puhul muutus oligi see, et nad peaksid natukene nagu suutma eristada, milline osa sellest teenusest kuulub kaupade alla ja milline osa teenuste alla. Ja näiteks telekomi või ettevõtetes, et nad peaksid aru saama, et arvel peaks olema näha, et milline on see tasuta osa, milline on see kaup ja milline on see teenuse osa. Natukene rohkem lahti. Ja väga palju on ka räägitud selles, et see tegelikult äri seisukohast sihuke delikaatne info, et mis võimaldab väga palju nagu teada saada, kuidas ettevõtte nagu ärimudel toimub. Ja see tulude kajastamine mõjutab ka ehitusteenust rohkem, et sul ongi vaja rohkem lahti kirjutada. Selliste pikaajaliste teenuste puhul soovitatakse ikkagi leping juurde teha, kus on erinevad riskid, kõik asjad ära kirjeldatud. Et sa tead täpselt, mis selle teenusega kaasneb ja mis need tulud on, mille eest võidakse sulle arve väljastada. Et leping on mõistlik enda kaitseks, mõlema osapoole puhul kaitseks teha. Eriti kui ongi sellise nagu ehitusteenusega tegemist või mingid sellise pikaajalise teenusega. Näiteks raamatupidamisteenus, et osadel klientidel mul on leping, need, kes ise soovivad, nendega mul on leping. Kuna mul tegelikult raamatupidamisteenuse puhul mingit kaupa otseselt ei liigu, see on puhas teenus, siis ei ole ka mul vaja eristada, kas on kaubaga tegemist või teenusega tegemist ja kuidagi arvel see välja tuua. Aga samas on võib-olla lepingus mõistlik kirjutadagi see, et kui tekivad mingid maksuintressid, kui deklaratsioon hilineb, kui ta on kliendist tingitud, siis klient kannab need, kui ta on minust tingitud, siis mina kannan ja nii edasi. Hetkel ma olen läinud seda strateegiat, et mul ei ole nagu lepinguid, mis on nagu sihuke, kuidas ma ütlen, võib-olla kahjulik minule endale, sellepärast et mul ei ole ka sätestatud, kui klient soovib minu juurest lahkuda, et mis tingimustel ja kuidas ta seda saab teha. Et kui palju ta peab ette teatama näiteks ja nii edasi, et leping võimaldab tegelikult sul neid asju ka kirja panna. Et mõtelge enda jaoks ka läbi, et kuidas te seda tulu kajastate, mis on need loogikad ja võib-olla kui teil on teada täpsemalt, et milline teie tulu on, ehk siis teenus või kaup, siis küsite pärast juurde, sest siin on päris põhjalikult räägitud, aga samas on see, et see on hästi sihuke juriidiline keel ja selle kohta väga nagu sihukest lihtsat keelt ei olegi, et kuidas või mismoodi, aga pigem ma lähtuks praktilisest poolest ja vaataks reaalselt, mis raamatupidamisprogrammis tuluviisid on. Nii, üldiselt kui me vaatamegi, tulu on siis mis koodiga? Õige vastus oleks 3-ga. Kontoplaanis on ta 3-ga algavad kõik need numbrid, kontod. Ja ta tegelikult jaguneb 3-ks. Üks on see müügitulu, siis on muud äritulud ja siis on finantstulud. Et müügitulu siis sisaldab aruandeperioodil kaupade ja teenuste müügist saadud tulu, see on see traditsiooniline enamasti.
Muud äritulud on ebaregulaarsete äritegevuse käigus tekkivad tulud, ka materiaalse põhivara, immateriaalse põhivara, kinnisvara investeeringute müügist, trahvid, viivised, valuutakursi muutused ja nii edasi. Et siia alla ka lähevad näiteks pangad maksavad mingeid intresse, et kui sul on piisavalt raha seal peal, mingid sendid tulevad sulle, et siia alla lähevad. Siia ka tegelikult kasumiaruandest läheb nagu muud äritulukulud, et kulud on ka täpselt samamoodi seal all. Praegu siin on tulud ainult kirjas ja finantskulud, tulud, vabandust. Siia ongi siis tütarettevõtted, sidusettevõtted ja finantsinvesteeringud. Et kui ma ostangi aktsiaid, siis finantstulud on need dividendid ja siis kui ma hindan iga aasta lõpus oma aktsiaportfelli, siis ma hindan, kas seal on kasum või kahjum mul sellel kuupäeva hetkel, aasta lõpu kuupäeva hetkel. Ja ka saadud intressid, et kui sa annadki kellelegi laenu, ettevõte annab laenu, siis need intressid liiguvad sinna finantstulude alla. Nii, ja edasi me vaatamegi, see on jälle võetud raamatupidamisprogrammist. Kui sa hakkad müügiarvet koostama, millised tuluvalikud sul tegelikult juba ette antud on. Ja ma mõtlesin, et see on kõige praktilisem viis, kuidas tulude kajastamist teile näidata, et te teaksite, mis on. Üldiselt kõik, mis te teete, on kaubateenuse müük Eestis 20%. Isegi siis, kui te ei ole käibemaksukohuslane. Et ärge nagu laske sellest käibemaksust raamatupidamisprogrammis ennast häirida. See peab nii olema seadistatud, et juhul, kui te otsustate keset seda perioodi teha ennast käibemaksukohuslaseks, siis ongi kõik okei. Ja süsteem, raamatupidamisprogramm toimib ka siis edasi sulle mugavamalt. Nii, kaubateenuse müük. Mul tuli siia akna peale lehvitaja, nii et vahepeal sain lehvitada. Nii, siis kaubateenuse müük. Ja see läheb üldiselt sinna kõik sisse. Natuke nongus lahti. Kui sa müüd Euroopa Liitu käibemaksu kohuslasele, ise olles käibemaksu kohuslane, siis sa saad kasutada seda kaubamüüki Euroopa Liitu 0%. Siia nende kontode alla sa saad täpsemaid kontosid lisada, näiteks 3001, 3002, 3003, 3004. See tähendab seda, et sul on mõistlik, näiteks mul on mõistlik raamatupidamise asju hoida eraldi ja koolitusi eraldi. Ja siis see tähendabki seda, et ma saan nagu siia luues tulukontosid juurde, eraldi näha ka neid pärast teha järeldusi enda jaoks. Seega ma soovitan siia neid 3 ühtesid ja asju juurde luua endale. Ja teha ka endale lihtsamaks elu, et kirjutada juba välja, mis see artikli kirjeldus on, et mul ongi näiteks raamatupidamisteenus, 3.1 on ju raamatupidamisteenus. Et kaupade puhul täpselt samamoodi, et kui sa müüd saapaid, siis võid tootegruppide kaupa siia panna. Juhul, kui sa kasutad laoarvestust, sellest me räägime pärastpoole, siis lähevad teised asjad siia. Kui sa ei kasuta, sul ei ole kohustust kasutada laoarvestust, siis sa paned lihtsalt kaubamüük Eestis. Nii, liigume edasi. Müügitulu 9%. 9% müügitulud on siis majutus vist on. Ja siis ka raamatud, mingi kirjandus. Et ühesõnaga sa pead teadma, olema kursis, et käibemaksuseadus, me käsitleme seda hiljem, et mis on 9% käibemaksuga. Ja lisaks, kui sa kasutad ka mingeid tulu, mis on maksuvaba käive, et seal käibemaksuseaduses on erisused olemas, et neid me käsitleme pärast. Ja kasutatud kaubamüük,
täpselt samamoodi, mis see on ja käibemaksu erisus tuleb siin mängu. Et kui seega sa pead ikkagi käibemaksu kohustuslasena olema kursis, millist käivet sa müüd nii-öelda. See kõlas nagu kehvasti, aga ma loodan, et te saite aru. Aga kui sa üldiselt ei ole käibemaksu kohustuslane, siis valid selle 3-ga olevad asjad. Nii, põhivaramüük ongi siis see, et kui sa on täpselt samamoodi, põhivarast me räägime, et on olemas müümisel erisused käibemaksus. Kui sa ei ole käibemaksukohuslane, siis sa valid ikkagi see 3510, et süsteem oleks õige. Realiseeritud kasum valuutakursist tähendabki seda, et kui sa ostad, et kui sul on tehingud välismaailmaga, kus on teised valuutad, et siis ta arvutabki välja selle, et tehingute nagu ja raha liikumise vahepeal olevad kursimuutustest tulenevad kasumid või kahjumid. Saadud dotatsioonid, toetused või siis tulu sihtfinantseerimisest. See on Töötukassa seisukohast, siis need asjad, kus teie panete selle 4474, kui te seda saate endale toetuse. Aga pärast räägime sihtfinantseeringut kohe, nii kui me kõik tulud oleme üle vaatanud. Seal on aga. Nii, ja muud äritulud, väikesaldade mahakandmine, see on üldiselt ongi väga ei puuduta teid, see teeb programm ise ära. Kasum bioloogilise vara õiglase väärtuse muutusest. Siin on mõeldud siis bioloogilise varal ongi enamasti mõeldud loomasid ja bilanssi kuupäeval või inventuuri hetkel sa hindad oma loomakarja näiteks ümber õiglasse väärtusesse, nad ju kasvavad, kosuvad, et siis ettevõtte juhil on kohustus hinnata oma vara õiglasse väärtusse ehk siis turuväärtusse ja sellest tulenevalt tekibki kas kasum või kahjum. Et selle jaoks on oma suur tabel, et kui on huvi põllumajandussektoris tegutsemise vastu, siis küsige kindlalt minu käest lisaküsimusi, sest see on jälle omaette nagu nišš, nagu ka mittetulundusühing. Ja valmis ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus, et siin on ka mõeldud seda, et pigem siis põllumajandust, et kui sa toodad midagi, sul tekib varu ja seal on ka lõpetamata tooted, et inventuuri käigus teha, hinnata asjad ümber. Nii, sihtfinantseeringu puhul, et siin on link ka. Kuidas kajastada hooandja poolt saadud tulutoetust. See on, miks ma siia panin, selle ongi sellepärast, et see väga hästi ka kajastab seda, kuidas te võiksite kajastada Töötukassa toetust. Et kõigepealt te võtate arvele seda kohustusena, et sest teil on kohustus riigi eest või Töötukassa ees osta need asjad. Te ei ole ju veel ostnud neid. Osta need asjad, teil on kohustus seda teha ja siis ta liigub bilansis kohustuste alla. Ta ei puutu veel kasumiaruandesse, tuludesse, kuludesse üldse. Kui te ostate midagi, ehk siis tekib kulu, siis te panete sihtfinantseeringust tekkinud otsekulud. Selle kuludokumendi, mis te saate ostada näiteks arvuti, siis selle arvuti sisestate ostuarvena, nagu ikka, ja panete hoopis kontoks sihtfinantseeringu otsekulud. 4-ga on see konto. 4-ga ta algab, kuna kõik kulukontod algab 4-ga. Siis, kui teil on kõik kulutused tehtud, tekib teil ka kohustus esitada ka mingi hetke aruanne, on ju. Vahetult, teagi, see on nagu valiku küsimus, kumba pidi teha. Et aga mina olen teinud see, et nii kui ma vahetult enne, kui ma aruannet esitan, ma kannan selle kohustuse tuluks üle. Ja kui on riigilt või kuskilt ametilt veel oodata mingit osa,
et ta maksis alguses näiteks 80% ja kui mul on aruanne ära esitatud, siis maksab 20%. Siis ma panen selle 20% rahast nõudena üles riigi vastu või rahastaja vastu. Et mul on nõue tema vastu, kuna aruanne on korras, kulutused on tehtud ja on tekkinud ka sellest nii-öelda tulu. Et siis sa pead tegema ühe lisakande pearaamatus juurde. Et sihtfinantseeringu puhul lugege sealt lingist täpsemalt ja kui te vajate abi jälle, et võite pöörduda minu juurde. Lisasin siia tulude poole peale ka makseviisid, mis on nagu hästi praktilised ja ma arvan, et need on oluline teil tegelikult läbi käia. Et programmis, kui te sisestate müügi või ostuarveid, siis teil on võimalik valida ka makseviis. Kuidas on võimalik arveid maksta? Ükskõik, kas sa müügitulu poole pealt või kulu poole pealt. Sul on põhimõtteliselt võimalik maksta ülekandega, on ju, pangast. Sul on pangakaardiga võimalik maksta, mis on ka tegelikult pangast. Sul on võimalik maksta sularahas, ehk siis kassast. Ja sul on võimalik maksta aruandva isikuna, ehk siis kuludokumenti saab ainult aruandva isikuna. Et sina ettevõtte juhina ostad oma isikliku raha eest selle ja nii ongi. Soovitan ka tavaliselt panna sularaha maksed ka aruandva isiku poole pealt, sest sa kunagi praktiliselt ei tea, teoreetiliselt sa tead, aga praktiliselt sa ei tea, palju su kassajääk on üldiselt. Kui seal ei ole 10 000 näiteks, et siis sa võid ikka otse kassast panna. Laekuda võivad arved täpselt samamoodi, kas panka, kaardimaksena või siis sularahas. Et ülemine lahter on teil näha, siin ongi müügiarve laekumiste makseviisid ja alumine on ostuarvete makseviisid. Kaardiga laekunud müügiarved, isegi ei soovita seda kasutada. Jätke ta, kui teil tuleb nagu kaardimakse või pangas, siis makseviisi ei vali. Sellepärast, et siis süsteem toimib pangamaksete kaudu. Kui ta maksab sularahas, siis valite kindlasti kassa. Kui te mingi hetk otsustate, et see niikuinii ei maksa mulle ära, siis valite lootusetud debitoorsed võlad ja panete selle otsuse kuupäeva sinna, kuna te otsustasite, et see niikuinii ei maksa mulle ära. Ja väikesaltode mahakandmine, seal ongi mingi 0,03 asjad, et alla 1 euro võiks olla siis see. Need on nagu lisad siin, neid ei ole mõistlik märkida teil. Kuludokumendi poolt. Aruandev isik on siis kas juht, juhatuse liige, töölepinguga töötaja, võlaõigusliku lepinguga töötaja või ka sugulane, mees, laps ja nii edasi, kes teeb selle kulutuse sinu firma jaoks ja maksab oma isiklikust rahast selle kinni ajutiselt. Sul on kohustus, tekib kohustus tema ees, selle isiku ees maksta talle tagasi see. Ja siis sa panedki selle kuludokumendi sisestad ära. Alguses ongi, ma arvan, teil niimoodi mõistlik teha, et kui te teete juriidiline keha on olemas, siis koheselt ka hakkate kulutusi tegema, siis kõik need kulutused kannate raamatupidamisse ja panete makseviisiks aruandev isik, kui teil ettevõtte kontol ei ole raha, mille eest maksta. Ja siin on täpselt samamoodi siis kassa on oluline ja võite valida ka seda debet või kreedikaardi, aga ei soovita. Seda pangakontot ei soovita üldse kasutada. Et siis ei jookse need asjad ilusti paika meil. Räägiks natukene ka selle poole pealt, et tulud on toredad asjad, on ju. Aga tulude ja kuludega on võimalik nii palju ka mängida. Et selle poole pealt, et saada aru, et kuidas see finantsiliselt see ärimudel toimiks kõige kasumlikumalt. Ja sellest me räägime ka tegelikult finantsprognoosis paremini, rohkem, et kuidas te saate finantsiprognoose sättida ja enda jaoks analüüsida lahti,
rohkem, millest see tulu üldse tuleb. Et meil on ju võimalik kasumit tekitada kahte moodi. Ühte moodi on see, et me vähendame kulusid, tekib meil rohkem kasumit. Või siis me suurendame tulusid ehk siis müügimahte. Ehk siis me müüme rohkem tooteid või osutame rohkem teenust. Mõlema puhul on väga oluliseks faktoriks aeg. Me ei saa näiteks käsitöö puhul, me ei saa lõpmatult suurendada seda müügimahtu, sellepärast et üldiselt töönädalas on 40 tundi ja see on väga oluliselt seotud aja ja siis tööajaga. Et tulude puhul ka jälgige seda, et kui teil on nagu mõte, et te teenite nii palju tulu selle pealt, siis arvutage ka loogiliselt finantsprognoosis, ma õpetan seda täpsemalt, loogiliselt välja tegelikult, mis on teie maksimaalne tulumaht, mida te suudate nende tööressursside juures üldse toota või pakkuda. Et näide ongi raamatupidamise puhul, et kui mul on eesmärk 20 tundi nädalas tööd teha, siis meilide ja muude asjade peale läheb kindlasti 5 tundi nädalas. 15 tundi ma teeks puhast raamatupidamist nii-öelda programmis. Et kui mu tunni hind on 50 €, siis maksimaalne, mis ma saaksin küsida, selles suhtes nädalas teenida, on 750 €. Et kui ma sooviksin rohkem teenida, siis ma peaksin otsima mingeid muid lahendusi. Üks lahendus ongi siis IT-võimendus, on ju, ja et ma kasutangi programme või siis ma ostan mingi osa teenust sisse. Teine lahendus ongi siis töötajaid palgata, sellest ma rääkisin väga palju, et vaadake, mis võimendi tagab teile kõige suurema nagu tulumuutuse. Mis siis veel tulust võiks nagu sihukest olulist teile olla infoks? Ikkagi tuletan meelde ka seda tulude-kulude vastavuse printsiipi. Ehk siis olen pehmelt öeldes soovitanud klientidel, kellel on järsku tekkinud mingi naljakas kulu sisse, mis ei ole nende teenusega seotud, näiteks ehitusvahenditele, et järsku on ehituspoodides hakatud käima ja kontorit selle eest remontida ei saa ja muidu tema teenus on hoopis midagi muud, mis ei sisalda ennast ehitustöid, siis ütlengi talle, et kas sul tekib ka tulevikus tulu, mis on seotud sellega, kuhu need materjalid lähevad. Et raamatupidajal on tegelikult vaja seda infot teada, siis ta teab, kas ta paneb need ehitusmaterjalid sinna materjalkuluks või siis ta paneb hooldus- ja remondi alla, mis tekitab kahtlusi. Et hoidke need tulud-kulud vastavuses, et ikkagi oleks see tunne, et su eesmärk on teenida kasumit ja kõik kulutused, mis sa teed, on mõeldud tulu tekitamiseks. Mitte niisama, et mul on vahva elu. Et heategevus on teine teema, on ju, aga üldiselt, et ikkagi on eesmärki tulu teenida, et kõik kulutused oleks seotud tuludega. Et need ongi see tulude ja kulude vastavuse printsiip ka. Et hoidke need vastavuses omavahel. Nii, mis siis veel võib-olla tuludest? Käibemaksuseaduses me väga palju käsitleme seda. Kui see ei ole käibemaksukohuslane, ei plaani seda teha, siis see tegelikult sind ei puuduta. Sa lihtsalt panedki ühte tuluartiklit kogu aeg ja see ei oma nagu tähtsust. Sisulise töö poole pealt ma mõtlen. Ja ma soovitangi luua tulustruktuuri selliselt, et sul oleks endal hea ülevaade olemas kogu aeg, et mis mulle tegelikult kasumit toodab, milline teenus või kaup mulle kõige rohkem kasumit sisse toob, et siis ka lähtuvalt sellelt luua see tulustruktuur ja luua kontoplaani kontod juurde.
et iga teenusegrupi kaupa või siis kauba või tootegruppide kaupa. Sest see annab sulle tegelikult, raamatupidamine on ju selleks, et sul oleks lihtsam teha juhtimisotsuseid. Kui sul on olemas see jooksev info kogu aeg jookseb sisse, siis sa teadki, mis sektor mulle toob kahjumit ja mis toidab nii-öelda mind. Ja kas seal on mingi sessioonsus, et suvel toidab mind üks tootegrupp või teenusegrupp, talvel toidab mind teine. Nad katavad üksteise nagu nii-öelda kahjumid ära aasta lõikes. Et see on oluline info, et kui sul on vaja kuskile rohkem panustada, et siis sa teadki, et kuhu mul on võimalik panustada, et kuhu mul on mõistlik panustada. Et praegugi näiteks, et kui ma oma tulu ettevõttes mitmekesistan koolituste kaudu, siis mul on ju kindel ajamaht ees, mille eest ma saaksin tööd teha. Ja mul on ka tunnihind teada, mille eest ma teen tööd. Ehk siis, kui ma järjest rohkem teen koolitusi, siis selle võrra vähem ma saan raamatupidamist teha. Kumb on kasumlikum? Kas veeta see aeg raamatupidamisega või siis teha koolitusi? Mul on teada ju, et koolituste peale enamasti kulu praktiliselt ei ole, raamatupidamise peale on erinevad litsentsid. Et tegelikult ma saan välja arvutada koolituste nii-öelda tunnihinna ja raamatupidamise oma, kumb kallim on minu jaoks. Ja selle põhjal, kõige põhjal ma olengi teinud otsused, et ma ostan ühte teenust, raamatupidamise teenuse osa sisse ja ma jätsin endale selle ülesande, mis mulle meeldib ja mis tegelikult toob mulle ka nagu tulukasvu sisse, et mu aeg on efektiivsemalt ära kasutatud. Tänu sellele, et ma tean, kuidas mul tulud-kulud on struktureeritud, mul on ülevaade olemas. Et mitte ainult sisetunde järgi ei otsusta, vaid ka reaalselt arvudest sa vaatad välja, mis seis on. Et ärge unustage, et raamatupidamine on selleks, et sind aidata ja juhtimisotsuseid paremini teha. Et ma arvan, et see ongi nagu selle loengu nagu tuummõte. Muuda raamatupidamine enda jaoks võimsaks nii-öelda vahendiks, relvaks, et sa teaksid ja saaksid paremini juhtida oma ettevõtet. Aga kohtume juba varades. Et vaatame, mis need varad meil on, millised võimalused varadeks on ettevõttel ja mis imeloom see amortisatsioon on ja amortisatsiooni akumuleeritud kulum. Ja natukene ka varade all räägime laoarvestusest ja kuidas seda teha, kas on vaja üldse teha ja mis loom see laoarvestus ka on. Mul on ainult loomad raamatupidamised siin selgelt. Aga ära unusta siis peale vaatamist anda tagasisidet, mis oli see uus infokild, mis sellest loengust said. Ja kui on mingeid lisamärkusi, siis anna mulle kindlasti teada, et kui mingi seletus raamatupidamise puhul sulle ikkagi tundus hiina keelena, siis anna mulle teada. Seepärast, et kui mina olen selles valdkonnas sees olnud, siis ma küll üritan asju rääkida nii, nagu ma olen aru saanud, et mu ettevõttes kliendid soovivad, saavad aru neid sõnu kasutades. Aga kui sa tunned ikkagi, et see on liiga keeruline keel sinu jaoks, siis anna teada. Et asju saab alati lihtsamalt seletada. Ja ma saan seda teha ju, on ju. Aga kohtume juba järgmises loengus. Tšau!